Sellist igapäevast moodi ei ole ju moelaval põnev vaadata. Ja siis, kui ma tulin Eestisse tagasi, siis ma olin veidi selline, et minu peas oli see, et okei, missugune peab see moekunstnik olema Londonis käima, hästi värviliselt riides olema, hästi niisugune ekstravagantne ja nii edasi. Et ei tohiks üldse nii palju tarbida. Mis see moedisain võiks olla, et kas mood on kõik, mis me inimestele selga paneme ja mis on kuidagi siis kehaga suhtes või on mood ainult see praktiline asi, mis me hommikul kapist välja võtame ja selga paneme? Ma arvan, et siin on väga palju erinevaid aspekte, miks tavatarbija peaks moest huvitatud olema ja see on pigem ka hästi isiklik, et hetkel on nii palju alternatiive selles osas, et mida tarbida ja kuidas tarbida ja rõivaste või moe kandmine on tarbimine nagu kõik muud tarbimised. Et Eesti see noor, see alustav disainer peab olema nagu mingisugune imeinimene, niisugune multifunktsionaalne, kes suudab ettevõtte üles ehitada, disainida ja kõike muud ka veel teha. Nagu see mõte peas on kerge, et okei, mis siis on enda brändi teha, et teed lihtsalt õmbled asjad valmis ja hakkad nagu Facebookis müüma, et seal ei ole ju mitte midagi rasket. Aga siis, kui ma korraks nagu hakkasin jälgima, et mis toimub üleüldiselt Eesti moemaastikul, siis kuidagi oli selline tunne, et issand, kõik on tehtud, kõik on olemas, et mis ma siis tahan olla jätkusuutliku nagu brändi loojaga, siis loon veel nagu riideid juurde, mida on nagu hästi palju juba maailmas. Tartu moekogukond on kahtlemata väga nooruslik, tegemist on ka väga ambitsioonikate, palju Eestist välja vaatavate inimestega, kes tahavad tõesti maailmas midagi ära muuta. Et see on, ma arvan, selline väga hea pinnas, kust edasi toimetada ja ma väga loodan, et alates juba koolipingist ja sealt edasi ettevõtjana või muul moel siis erinevatesse arengutesse panustades see kogukond muutub ka järjest tugevamaks. Aeglane mood, ma arvan, on selline mood, mis kestab kaua. Ehk siis nad on sellised murevabad, mõnusad riided. Ma ei tahtnud midagi uut hakata tellima maailma juurde ja siis hakkasin kasutama laojääke, et siis teiste suurtööstuste siis nii-öelda seisma jäänud kangarulle laojääke. Ma arvan, et tänapäeval siin, kui me räägime hästi palju rohepöördest ja taaskasutusest ja kõikidest sellistest keskkonna säästlikkust või keskkonda säästvatest teemadest, et siis tegelikult meil on väga palju vaadata tagasi meie pärandi poole. Just see, et asjade taaskasutus, asjade parandamine, siis seesama, et on hästi oluline, et on kohalikud materjalid, kohalikud tegijad, et me ei transpordi materjale ei tea kus teisest maailma otsast, et seal on nagu nii palju aspekte, mis tegelikult on seotud just sellise säästliku eluviisiga. Et ma arvan, et selles mõttes on pärandil meile palju öelda tänapäeval. Kindlasti on aastate jooksul Eesti moetarbija muutunud teadlikumaks. Ta tunneb huvi, kust on tulnud see toode, kes on selle tootnud, mis on selle toote taga. Et pigem võib-olla on isegi nii, et Eesti moetarbija maksab ühe hea toote eest rohkem, kui ta ostab mitu halvema kvaliteediga toodet. Ma näen ka seda, et ühiskonnas ootused, ütleme just sellele jätkusuutlikkusele, et tooted oleksid võimalikult keskkonnasõbralikud, et nad toetaksid sellist jätkusuutlikku maailmavaadet, et see on järjest kasvav, et tegelikult tarbijad minu hinnangul on järjest rohkem valmis ka kõrgemat hinda maksma nende toodete ja teenuste eest, mis seda jätkusuutlikkust toetavad. Pigem toodetakse vähem, ei tehta igaks hooajaks uut kollektsiooni, vaid tehakse näiteks aastas üks kollektsioon, mis on tegelikult palju kvaliteetsem, mis sobitub rohkem sügis, talve, kevad, suvega, et mõeldakse rohkem asju läbi, et ei ole sellist nagu tootmist hullust, et ma pean kindlasti ühe kollektsiooni tegema suveks, ma pean kindlasti tegema talveks, et tegelikult mõeldakse rohkem läbi. Tentsel on üks materjal, mida ma kasutan, mida Eesti turul eriti nagu ei ole veel. Et see on selline eukalüpti puidust loodud tselluloosipõhine kiud, mis on siis nagu tehiskiud põhimõtteliselt, aga ta on ikkagi toormaterjal, tuleb loodusest
ja selle tootmisprotsess on siis selline ringmajanduslik ja hästi jätkusuutlik. Leidsin Eestist siis selle kangatootja, kes Tencelit toodab ja mõtlesin, et okei, et siis tahaks, et tulevikus nagu Illimor võrdub Tencel inimestele, et ma olen nagu hästi suur selle materjali fänn, et tal on kohati isegi paremad omadused kui näiteks puuvillal. kõik, kes tarbivad see moodi, et need ju mingit pidi hääletavad oma rahakotiga, et selle poolt mingite väärtuste ja mingisuguse sellise elustiili poolt, et ma arvan, et mida rohkem tarbijad väärtustavad kohalikke tooteid, kohalikke oskusi ja kohalikke meistreid, et seda paremini tegelikult sellel pärimusmoel läheb.